Tervist, tuleme hetkel ilma paavstita maailma ette Kehtna Kutsehariduskeskusest, mis järgmisel aastal on Raplamaa rakenduslik kolledž. Eile alustasime tööga ema või isa Theresa. Saime teie kolleegidega, austatud peatsed abituriendid, saime tehtud selle materjali esimese osa, mis on meil siin klassikaline, nagu te teate, kirjavahemärgid, kokku-lahkud. See on meil juba õppematerjalina YouTube'is olemas. Materjali sisu natukene karm, juba eluajal pühakuks kuulutatud ema Theresa on olnud teatavasti see inimene, keda on kasutatud heategevuse, hea tahte, hoolimise ja halastuse võrdkuju, nagu keegi väga teistele pühendub, siis öeldakse mingi ema Theresa oled vä. Pärast tema lahkumist on toimunud just see tühistamise tulevärk, mis kogu maailmas praegu teoksil on. Me siin tühistame ikka Smuuli ja kas või Tõnis Mägid, keda iganes, andke kätte, tühistame ära. Kuidas ta tohtis omal ajal luua, lehvida, õnnelik olla, parimat soovida või siis ka mõnel juhul ellujäämise nimel kummalisi tegusid teha, pehmelt öeldes. Kui me oleme teiega jõudnud siis teise osani, ehk siis kirjavahemärgid kokku-lahkud on teie jaoks olemas tekstis, kus saate teada, et Albaanias, Makedoonias, Skopjes, kus iganes sündinud tütarlaps 18-aastaselt kinkis ennast Jeesusele, läks koos 12 jüngriga, nagu te tekstist loete, Indiasse, rajas seal kloostri juures oma esimese varjupaiga. Tänaseks on varjupaikasid ligi 760 umbes 140 riigis. Et pärast seda asi läks tibakahtlaseks, sest juba tema eluajal tema lähikondsed, ka auditi tegijad avastasid kummalisi asju, mille Trump ja mitte Donald, vaid kaardimasti mõttes on siis väide, et tegemist oli poisiga, kes kasvatati tüdruku pähe, saadeti nunnaks ja oli 20. sajandi kõige tuntuma, kõige imetletuma naise rollis, samas väidetavalt inimkaubitseja, inimeste vangispidaja, sadist. Mul on eilsest salvestusest saadik siin endale väga armas raamat John of the Holy Grail, John Bogomili kirjutatud raamat Maarja Magdalenast, The New Gospel of Mary Magdalene. Ma suutsin siiski kodus napilt ööbida, nii et raamat ei olnud minuga. Sama teema. 2000 aastat nimetatud hoorade kuningannaks langenud naiseks, kuidas iganes. Tegelikult tegemist apostliga, Jeesuse peegliga, naisvastega. Vastavalt Dan Browni raamatule Da Vinci kood on tegemist ka Jeesuse armastatu ja tütre emaga. Filmis mängis tütart, õieti siis järglast Audrey Tautou ja päriselt ka iidsete teadmiste valdajate andmetel Jeesuse ja püha Maarja Magdalena vereliin on
inimkonna hulgas väga alles. Vot see edasi. Meie läheme oma materjaliga siis teemade juurde, mis räägivad meile esiteks Cesari Krajewski, kes räägib, kes Matka Teresa oli, ta on ema Teresa või isa Teresa rahvuskaaslane. Vaatame teksti üle, vaatame teksti täitsa lausaväris puhtaks. Siis teksti lõpus ootab teid ees soovi korral vaadeldav 2 lingi valik. Õigupoolest YouTube'is on neid linke suurusjärk 200, mitte 2. Ühed on poolt, teised vastu, ühed kaitsevad ema Teresat, teised üha toovad uusi fakte tema tühistamiseks. Sina vastad küsimustele, kes on tegelikult pühakud. See ei pea olema teaduslik, sisetunne on väga hea doktor Google su enda südames. Milliseid pühakuid sina tead ja austad? Santa Claus, siis Püha Johannes, homme on Jüri päev, ehk siis Püha Jüri Johannes, või see Gregorius. Millistele pühakutele pühendatud pühasid tead ja pead? Praegu just andsin spikri teile, nägite jah? Ja 7. küsimus on kõige armsam. See on kõige sinum ja sinusse sisenevam. Kas sinust võib saada pühak? On üks imeline lause, igal patusel on minevik, ei vastupidi, igal pühakul on minevik ja igal patusel on tulevik. Halleluuja! Meie toimetame robottõlke, mis järel sina saad refereerida, mida teada said ning võtta seisukoht pidevate praeguste paljastamiste asjus. Kallased on illuminaadid ehk siis Eesti illuminaadid, siis Savisaart on terve tema eluaja paljastatud, tühistatud. See on üks huvitav ajastu. Just. Niisiis Cesari Krajewski teksti algus on teile lihtsalt näiteks, kuidas see teema keeles kõlas. Google tõlge tegi asju, ei olnud, see oli metatõlge, tegi asju nii. Kõigepealt loomulikult eesti keeles jutumärgid algavad alt. Mõned asjad, mida inimesed peavad mõistma, ema Teresa jutumärgid ikka alga siis, kui siin on jutuks ironia ema Teresa kohta, et mõista meie maailma. Tagumist jutumärki siinkohal ei ole vaja, sest need jutumärgid sulguvad seal, kus Cesari jutt lõpeb. Esiteks, ema Teresa juhtis maailma üht. Ilma eeta on elegantsem pöörata ja käänata üht suurimat inimkaubanduse gruppi teenides isiklikuks tarbeks miljoneid dollareid. Huemani kaubandus tähendab seksikaubandust. Ja jah, me kirjutame kokku. Enne seda ja jahi paneme mõttekriipsu. Hea turvaline hingamise koht ehmatuse eel ja jah. Nüüd tõstame sõna laste tahapoole, näete ise ka, sest antud sõnade järjekorra puhul kaubitsesid lapsed. Lastega kaubitseti. Väga tulu toovad laste seksikaubandust ja see on veel kõik 3 sõna kokku ka. Laste seksikaubandus. Nii nunnu. Mille ta kubalistidele hankis. Kubalistid on kabalistid eesti keeles. Kabalistlik sekt, kuhu on kuulunud ka mitmed Hollywoodi kuulsused ja sellest loobunud, on satanistlik ristiusu haru. Ema Teresa suri
miljonite dollaritega offshore kontodel. Offshore alla me teeme lainelise joone, sellega me näitame, et see on kursiivis. Offshore kontodel ja järgmine lause algab. See raha oli annetatud tema heategevuseks. Tema kuritegeliku tegevuse pealt teenitud raha. Raha ei antud, minevik, see oli ära. Raha ei antud näljastele, haigetele, vaestele, selle jumalatu õe, algavad jutumärgid alt, poolt. Ema Teresa oli vaeste kohtlemisel halastamatu, kõndides mööda surevat lapsi tänavatel, kõndides mööda surevatest lastest tänavatel nõudis ta märtri surma ja vaesust. Punkt. Paljud, kes tema heategevuses vabatahtlikud olid, paneme käändesse vabatahtlikena, ehk siis vabatahtlikena. Pikk vorm vabatahtlikutena ei ole ilus. Heategevuses vabatahtlikena olid, pidasid tema isiksust vihaseks, vaenulikuks, külmaks, vihkavaks ja järeleandmatuks. Nad leidsid me ei ütle leidsid, me ütleme, nad pidasid teda räpaseks, kontrollivaks ja julmaks. Sorry, ema Teresa, kui see ei vasta tõele. Agnieszka Gądek-Bojakshiu sündis 1910. aastal bioloogilise meeslapsena. Me ütleme poisslaps. Bioloogilise poisslapsena. Babah. See laps valmistati ette naisena, kes valati ema Teresa rolli. See ei ole väga eestikeelne, aga selles väljendis on midagi, nii et jätame. Valati rolli. No me eesti keeles ütleme vormiti, modelleeriti, aga see valati on ja. See on tuline valamine, ja. Laev, silmas peetakse emalaev. Nii et me lisame siia emalaev üks sõna, selle varjupaikade heategevuse emalaev. Ja mitte mis, vaid siiski kes. Jätame talle ikkagi inimliku kes. Emalaev, kes röövis vaeseid, pürgis tumedalt, rikaste ka. Ei ole vaja rikaste sotsiaalsetesse ringidesse, suri suures rikkuses ja teeskles naist, et käitada, õige, mitte käivitada ega käsitada, käsitleda, käsitseda, vaid just käitada. Nutikalt inimkaubitsejate võrgustikku. Kaelaga on asjad kummalised, võrgustikku oli tal. Võrgustikku, jääb alles, toites kabalat, lõputu koguse, toitu ei ole vaja, inimestega. Räägitakse, et isa Teresa oli doktor Fausti. Doktor ongi väikese tähega, lühend ilma punktita. Doktor Faustus või doktor Faust ei ole eesti keeles C-ga, vaid ST. Doktor Fausti, bioloogiline isa. Goethe Fausti nimi, tegelase bioloogiline isa. Mees, kes tahtis maailma ja mitte pahandada, vaid maailma kontrollida.
maailma kontrollida geneetilise kodeerimise, nanotehnoloogia ja sünteetilise inimelu muutmisega ongi muuseas selline liitsõna, ta peabki olema nii hullusti koos. Isegi kui tegemist on, võtame tegemist ära siit vahelt, isegi kasumliku massigenotsiidi hinnaga. Nüüd on selge, et sellisel manipuleerimisel ja inimkonna nanomodelleerimisel oli massimõrva hind. Tegelikkuses oleks veel parem. Tõmbame selle üldse maha, selle viimase lause, seda ei ole vaja. Ja nüüd päris kuri Cesar jätkab 7. punktiga, olen sellest parasiidist mitu korda kirjutanud, kõik artiklid on ära keelatud. Ära keelatud, tema peab silmas, et need on sotsiaalmeedias alla võetud, tsensuuri alla sattunud, ära keelatud. Huvitav, miks? Küsimärk. Ema Teresa, Nobeli rahupreemia saaja. Siit me võtame üldse jutumärgid ära, sest see ei ole iroonia, ta saigi Nobeli rahupreemia, mida praegu soovib väga saada Burger King, nimesid nimetamata. Ja pühak, jutumärgid algavad alt. Ema Teresa on Nobeli rahupreemia saaja ja pühak, siin koma ei ole vaja pühaku järel. Peegeldab, lisame sõna tõsiasja, siis saab lause korda, peegeldab tõsiasja, et selles maailmas tasutakse koledate jälkide, mida robot on küll teinud eesti keelega, oi me voi, koledaid jälke tegusid ning armastust, headust ja heategevust, armastuse, headuse ja heategevuse teenijaid koheldakse kui rumalaid, et neid ajada kaosesse ja karistusse. Miks? Kui see on tõesti Jumala maailm, siis miks peaks üks maailma viljakamaid inimkaubitsejaid, sulgudes siis tuleb selgitus, kes on inimkaubitseja. Väike inimkaubitseja on sutenöör, suur inimkaubitseja on paljud, kes kaubitsevad lastega seksuaalsetel eesmärkidel, piinamise ja adrenokroomi ohvritega. Ja siis on küsimus autasustatama pühakuna. Autasustatama pühakuna. Kuidas on lood olenditega nagu John Boboboi, appi? Kes see küll on, see on tõenäoliselt keegi imetegijatest, kelle nime on metatõlge puu taha keeranud. Me jätame selle nagu see on, sest me sellist John Boboboid ei tea. Ja kui ei tea, ära torgi. Pärast saame guugeldada, kes see oli. Kes pidi päästma, ei ole vaja jutumärke, pidi päästma 10 000 inimelusid, ravides haigeid, vaeseid, ainult selleks, et teada saada, see siis tundub nagu see John oleks teada saanud. Tegelikult ainult selleks, et saaksime teada, et ta vägistas. Nüüd mitte kasvatas naisi, vaid ta pakkus neile varjupaika, mis sõna me siia. Ta pakkus oma kloostris varjupaika, see ei ole mitte kasvatas, vaid kasutas naisi ära. Kasutas naisi ära, müüs nende lapsi ja palju aastaid inimkaubitses
inimestega, kes mõrvasid naisi pärast 10 aastat orjust. Tiba keeruline on, aga mõte selles, et 10 aastat istusid naised kloostris kinni, nende lapsed kasvatati prostituutideks ja selline äri siis oli rahvusvaheline inimkaubanduse võrgustik kabala usklike osalusel. Oma tõu poolt rikastatud miljonär, kes teadmiseks vabanes Brasiilia vanglast. Nagu me räägime, selle kohta tuleks siis öelda, nagu räägitakse. Siis see jääb mõnevõrra umbisikuliseks. Ei ole teada, kes rääkis, et ta läks Indias nunnaks Brasiilia vangist vabanedes. Kes palju teeb, see palju jõuab. Kuidas me saame üldse kaaluda vaidlemist nende globaalsete mängijate, mitte nimel, vaid ümber. Vaidlus käib millegi ümber või teemal, nii et mitte nimel, vaid ümber. Kes varjavad fakti, et see maailm on inimeste ja loomade aretuse keskus. Nüüd on meil 2 varianti asi teha õigemaks, kumb kas aretuskeskus või siis aretamise. Ise võid valida, mina teen aretuskeskuseks selle asja. Siis on nagu õnnelike õrrekanade farm siin Kehtnas, aretuskeskus. Mõned neist kabala, ütleme siis kabalistlikest, saate ise vaadata, mida endast kujutab kabala. Selle juurde kuulus mõnda aega Tom Cruise. Ta oli suur kabalistliku sekti kirglik esindaja, kuni ta sai aru, ja pääses. Nii, hästi läks. Lõbustavad meid filmide, televisiooni, muusika, spordi ja nii edasi lühend ilma punktita vahendusel või kaudu, et pöörata ja mitte oma meeled, vaid meie meeled. Et pöörata meie meeled kõrvale naudingu halvavast mõjust. No nii, ehk siis meid lõbustatakse filmide, televisiooni, spordiga, et me ei saaks aru, et meile müüakse tegelikult naudingut, et me ei taipaks tingiv kõneviis, kus me tegelikult oleme. Teisi rakendatakse meid valitsema, jutumärgid algavad alt, ja allutama nende mustade õiguste süsteemile. 2 korda õigust ei ole vaja, kas siis mustade õiguste süsteemile või siis mustale õigussüsteemile. Meie varjutatud rahvajuhid üle maailma, imeline. Teised on siin, et meid valetamisega ainsuses harida. Jutumärgid algavad alt. Samal ajal kui teised on siin, et juhtida meid läbi valede religioonide, traditsioonide ja kultuste, keskendades ehk siis keskendume ise, keskendame teisi ja meid keskendatakse. See on must kunst, meie tähelepanu juhitakse mujale. Siis me läheme nagu lambukesed, kuhu juhitakse. Illusioonidele selle asemel, et tunnustada inimkasvatuse. Inimkasvatuse kuritarvitavat maailma. Selle asemel, et paljastada, muidugi, sain aru, et paljastada inimkasvatuse kuritarvitavat maailma, võõrandatakse meie sissetulek.
ehk siis võetakse ära, võõrandatakse. Võõrustamine on külaliste vastuvõtmine, võõrastamine on kellegi mitte omaks pidamine, võõrandamine on nooblilt väljendudes pätsamine, tuuri panemine, röövimine, varastamine, meie sissetulek, meie töö, meie emotsioonid, meie veri, meie keha, meie meeled, meie loovus, meie seksuaalsus, meie lapsed. Punkt. Well done. Ema, isa Theresa, tema poeg Faust ja kõik ülejäänud juhivad seda vanglaüksust, seda põllumajandustehast, nagu nad sobivaks peavad. Me paneme minevikku, juhtis siit, rahu tema põrmule, nagu sobivaks pidas siit. Selle materjali esimene osa muuseas väidab ka, et praeguseks kipub lagunema see süsteem. Pole pühakut, pole enam ka seda ilmasammast, kelle peal see püsti seisab. Me peame lõpetama väikeste asjade üle vaidlemise, sest vaidlused punase ja sinise, Taaveti risti ja tähe, nahavärvi, soo, seksuaalse sättumuse, lameda või ümara maa. Paneme suure tähega, jutuks on planeet. Lameda, ümara maa, piiride, piiblite, tähtede ja ajas rändamise vahel. Peavad lõppema, kirjutame selle lause lõpuks, peavad lõppema. Punkt, algab uus lause. Need elajad pakuvad meile elu ja hinge, elu ja hinge hinnaga pidutsemist ja elu, eriti geoinseneeria kaudu. Nüüd ei saa ma mitte midagi aru. COVEX pettus ja süsteem 5 grammi Skylink, puppi-tuppi-tuu, kuna ma ei saa sellest aru. Siis, et mitte tunnistada, et ma ei tea. Ma lihtsalt tõmban selle maha ja teen näo, et seda ei ole olnud. Sorry. Ma ei tea, mis see on COVEX pettus. COVID? Võib-olla siis. Võib-olla siis vaktsiinidest jutt, aga see on nii hämar, et pigem jätame selle. Kas selle nüüd mitte tüütu pettusega, vaid see tüütu, see on, ta peab silmas siin nüüd väljendit pidev, alaline, süva, ühesõnaga, kas selle käänet muudame ka. Kas sellest julmast, siis ta saab õige alatooni, kas sellest julmast pettusest ei oleks aeg kiiresti õppida ja ehk selle vastu üles tõusta. Kui me ei teeks seda, siis kui koletised ja rotid, kas me ei teeks seda siis, kui koletised ja rotid tormaksid kanalitest, tormaksid meie kallale telekanalitest ja taevast, peab ta silmas. Kas me ei näeks oma lapsi kihutamas või mööda tänavaid maa-alustesse ilma sidekriipsuta, ongi 3 A-d kõrvuti, aukudesse õhtusööki sööma. Ei, nad lähevad ise õhtusöögiks, nad ei lähe sinna sööma. Kas me, lause mõte selles, kas me vaataksime pealt, kuidas meie lapsed kihutavad või ei ole vaja,
kas me vaataksime pealt, kuidas meie lapsed kihutavad mööda tänavaid maa-alustesse urgudesse on õige sõna. Need augud. Maa-alustesse urgudesse õhtusöögiks. Ninnu. Maa-alustesse urgudesse õhtusöögiks. See hale asi, millesse me pühakutena armunud oleme, see hale asi, mida me pühakuteks peame, on asja mõte. Kuidas see nüüd õigeks saada? See hale asi, millesse, kui pühakutesse me armunud oleme, on pettus ja näide kõigest kohutavalt kurjast sellest traagiliselt. 2 korda kurjast ei ole hea. Kohutavalt kurjast sellest traagiliselt. Õelas, wicked on väga hea vaste. Õelas evil ja saatanlikus maailmas. Raven, see on ronk eesti keeles. Kas ma saan sellest lausest nüüd aru ka või? Ronk, kes ei vaidle nende punktide vastu ega tee rohkem tööd linkide pakkumiseks, mida inimesed ei kasuta. Kas te teete minuga nalja või? Ma aiman, et autor peab silmas seda, et enam ei ole mõtet vaielda nende punktide vastu, sest inimesed juba ei usu ema Theresasse. Ma ei hakka seda asjata sodima. Jääb nii, me saime mõttest aru. Küll aga on tähtis, et Cäsari ütleb, need päevad on minu jaoks läbi. Kui tahad rohkem teada, mine hangi ise. Infot siin nüüd lõppesid meil jutumärgid. Siis tuleb taandrida, laenatud, ei ole vaja koolonit, laenatud Jacek Olenderilt ja mitte Alenderilt. Mis küll saaks olla selle koha peal? Jäi mind vaevama see ronk. Ma aiman, et ta ütleb seda, et tema enam ise ei uuri neid linke, sest tema jaoks on kõik selge. Ja viimasel lehel enne teie jaoks valmis pandud küsimusi ta tegeles ka relvakaubandusega. Malta ordurüütel, meie endine terviseminister Lukas Žumovski tundis teda hästi. Nii palju siis, on eestikeelne väljend, nii palju siis kadunud hingamise aparaatidest ja nende ei ole vaja ja relvade edasi müümisest. Punkt. Ehk siis Malta ordu, Püha Graali ordu lisas omalt poolt Cäsari ja Olenderi tekstile juurde tõsiasja, et tegemist oli ka relvakaubitsejaga. Me ei serveerinud seda teksti lõpliku tõe tähe. See on üks paljudest näidetest, kui lihtne on kellegi elutöö keerata täpselt teistpidi. Ja kuna kogu aeg tulevad iga päev ilmsiks valed,
kui minult küsitaks, siis mina usun seda versiooni, aga õnneks minult ei küsita. Jõudu tööle!